Lõpuks on hooaeg pihta hakanud. Oli viimane nädalavahetus, kus sai veel perega aega veeta, aga nüüd sellest nädalast hooaeg siis täie hooga käib. Esimesed väetisekülvikud on näha, aga lähme meiegi põllule, vaatame, mis seal toimuma hakkab. Esimese peatusena jõudsin siia rapsipõllule. Nagu paljud mäletavad, siis siin lääne pool külviaeg sattus väga-väga kuiva ja need rapsid olid alguses siuksed ebaühtlased. Mõnes kohas oli rohkem tärganud, mõnes läksid taimed talvituma väga-väga väiksena. Aga vaatamata sellele sügisesele pildile on põllud suhteliselt ilusasti üle tulnud. Siin põllul on väga palju sorte külvatud ja neid saab tulla uudistama juba mai lõpus toimuval põllupäeval. Praegult aga ei ole muud, kui teha põllul lihtsalt põlluringid, et näha ära, kuidas on umbrohtumisega lood ja seeläbi oskad töid planeerida. Ja seal, kus juba muld kannab, tasub ka esimene väetis ära visata. Ma tegin siin põllul juba esimese umbrohu seireringi ära. Ja rõõm on tõdeda, et kuigi siin on minimeeritud harimine ja sügisesed niiskusolud ei olnud väga head, siis Putisana Avant on teinud väga head tööd. Aga Kristjan, ma mäletan sügisel väga rammusaid rapsipõlde seal Lõuna-Eestis. Kas oled julge mees ja teed esimese rekordsaagi ennustuse juba ära? Saagi ennustuse sügisel oleks võinud teha siin küll väga vinge. Aga paraku taevataat on omad korrektuurid teinud. Minu selja taga on pilt päris ilus ja palju luba. Aga kui ma astun 2-3 sammu edasi, siis tegelikult olukord ei ole enam kiita. Ja nii võibki kokkuvõtvalt ütelda selliste lõunapoolsete maakondade Võrumaa, Valgamaa ja osaliselt ka Viljandimaa kohta. Ehk külm on ikkagi taimi näpistanud. Sellised metsa ääred, kus on lund kauem peal olnud keset talve, siis seal on raps alles. Aga selliste kohtade peal on ebaselge veel. Kui vaatame taimi natukene lähemalt, siis on näha, et osadel taimedel on sellised südamikud ikkagi täiesti veel elujõulised ja terved, aga kohati on ka kindlasti surnud taimi. Hinnangut täna veel anda on lõpuni raske. Ja seetõttu ka siin on võetud vastu otsus, et anda ikkagi ära selline 5-60 kilo lämmastikku ja vaadata, mis siis juhtuma hakkab lähema 10 päeva jooksul. Sest tihtilugu, kui kasvukuhik on külmast kahjustunud, on taimel veel võime külgpungadega saaki kompenseerida. Kindlasti sellistel põldudel just see kevadine umbrohutõrje on ikkagi vajalik, sest hõreda taimiku vahele umbrohi tee leiab. Ja see võib pärast osutuda probleemiks koristusel. Jõudes Talinisu põllule on pilt palju parem. Antud juhul on olnud eelviljaks kaer ja ka see on olnud Talinisule sobilik. Mõningates kohtades, kus on veidikene pilt hallim, need on just nisu järgi külvid, mis ei olegi tegelikult head lahendused. Siin on põld tahenenud ja polegi muud kui õige aeg anda väetist. Ja nagu ka siin põllul, siis väetise külv just parasjagu käib. Et väga hea hetk, mullas niiskust on ja ilm ilus, tuulevaikne. Nii et tuleb aga tööle pihta anda. Hea on näha, et Kristjanil päris nagu töötu suvi ei tule, et midagi ikka põldudel kasvab ka. Aga kui vaadata nüüd siin minu nisupõldu, siis tegemist on skaageniga. See kevadeti kasvab algus veidika aega tagurpidi, aga küll ta kiirelt kosub. Nagu näha on, siis taimedel tegelikult valgeid juuri veel ei ole, nii et väetamisega hiljaks pole jäädud. Siin põllupilti vaadates tõenäoliselt tuleb ka teha esimeses pritsringis väikene kasvuregulaator, et seda võrsumist natukene soodustada.
aga me plaanime terve hooaeg hoida kogu aeg olulisel infol kätt pulsil, nii et püsige kanalil. BASF. We create chemistry.